mõtlesin, võib-olla on teilt tegelikult paslik küsida. Sina, Kadri, ütlesid praegu, et ka see kriis, kus me praegu oleme, et sa ei tea, kas te tulete sealt läbi. Ma ei olegi, see on huvitav, et ma ei ole ise seda sõna enda jaoks või seda olukorda välja hääldanud, et praegu on nagu mingi kriis. Ma saan, et kõik ootavad. Ma loen Twitteris, Peeter Koppel kirjutab, et tuleb kriis, aga et meil juba on kriis. See oli minu jaoks natuke nagu uudis. Võib-olla sa räägid sellest? No kahekohaline inflatsioonimumber kindlasti väljendab juba mingit kriisiolukorda, et sellest ei üle ka ümber, aga nagu ma isegi ütlesin, et ma arvan jah, et see sõna on nagu, selle sõna nagu tähtsus või sisu on devalveerunud tänu sellele, et me seda nii kergekäeliselt kasutame. Aga ma lihtsalt korra ikkagi parandan ka, et mitte ma ei öelnud, et ma ei tea, kas me sellest välja tuleme, vaid ma mainisin, et kas me sellega kriimudette välja tuleme. Ja. Et see on, need on kaks väga erinevat asja. Et aga ei, ma kindlasti me oleme kõik mõjutatud sellest, mis meie ümber toimub. Ja ma arvan, et me ei peaks, see oleks võib-olla sinisilmne, kui me väidaks, et seda kriisi täna ei ole. Lihtsalt nagu, mida me ka vaatame nagu panganduse vaatest ja just võib-olla ka iga inimene ise tunneb, ettevõtted tunnevad, on tõepoolest nagu finantsnäitajatesse see kriis ei ole jõudnud. Et aga selleks, et väga hästi kriisist välja tulla, tuleb kriisiks valmistuda ja ma arvan, et on vale lihtsalt eirata neid märke. Okei, mis teised on kriis või ei ole, kes tahab? Meie näeme alati. Vaata, ma pean selle vist sisse lülitama lihtsalt. Nii, kas nüüd töötab? Jah. Meie näeme, et kriis on alati siis, kui infotarbimine tõuseb eksponentsiaalselt. Ja seda ütleme niimoodi, et meie siiamaani kõige suuremad rekordnumbrid on COVID-i ajast, sõda, et see on näha. Viimasel ajal on see olnud nagu, ütleme ka need on sellised nagu ultraekstreemsed näited, aga infotarbimine püsib praegu ikkagi väga kõrgel. Et sealt ei ole, et kuigi väidetakse, et mul endale eriti meeldib, kui inimesed ütlevad, mina meediat ei kasuta, ma kasutan ainult sotsiaalmeediat, või siis, et kuskil on uudiste tarbimine vähenenud, et siis meie seda kindlasti väita ei saa. Andrus, on kriis või ei ole? Ma arvan, et küll jah, et ikka pigem on ja küsimus on ka, et kuidas me seda defineerime, mismoodi me tuleme ju tervisekriisist, sõda tõi kaasa julgeolekukriisi, me oleme täna ikkagi energiakriisis, inflatsioon kahekordne ja loomulikult erinevad asjad mõjutavad erinevat moodi, aga ma arvan, et ikkagi energia, sellest ei saa ükski ettevõtte üle ega ümber. Ja kui ma Elisas konkreetselt räägin, ettevõtte, mis on nagu äärmiselt energiaintensiivne ettevõte, tõenäoliselt üks top-tarbijaid, siis meie tunnetame seda väga tugevasti. Aga samamoodi ma rõhutaks seda, et Elisa seisukohalt kindlasti, et me ei räägi sellest, et kas me sellest tuleme välja või mitte, me tuleme kindlasti välja. Aga kui puhtalt ja kas tugevamini, kui me sinna sisenesime, seda näitab veel aeg, et seda võib aasta pärast rääkida. Robert, ma jätan sulle ka, sa oled pikalt ka panganduses olnud. Kas mina kogu aeg päriselt olen arvanud, et praegu on selline nagu kriisi, et kriis tuleb, eks? Kõik on täitsa kindlad, alati tuleb mingi majanduskriis. Aga mina olen kogu aeg arvanud, et see on selline eellainetus praegu, et klotsid kukuvad, eks, et varsti alles tuleb kriis. Kas tuleb või on? No ma ei tea, ma tooks selle näite siiski energeetikas praegu, et kui meil on ühendatud torustik, kus on molekule hulgaliselt puudu selleks, et ettevõtted saaks tegevust jätkata, siis ma seda normaalseks olukorraks ei peaks. Aga kas see on raskus või see on kriis? No kui sul ei ole midagi, millega oma tootmisseadmeid käima panna, siis ütleme, see ei ole raske, see on ikkagi eluohtlik olukord. Sa räägid, Henrik, ikkagi tagajärgedest juba. Kui kõik kukub, siis on juba tagajärg. Ma üritan nagu tuleviku peale mõelda, et mingis mõttes oleks mulle kui kodanikule täna nagu kergendav hingata, et see ongi siis nagu kriis või et siit saab nagu paremaks minna. Või kas ma pean istuma, eks ole, ja küüsin ärima ja mõtlema, et issand, et varsti tuleb nagu õudne jama. Aga keegi ei taha öelda, et kumba pidi on või? Ma ise küll arvan seda, et pigem vist ei tahaks olla pessimist, aga lähevad asjad halvemaks. Jah, aga me saame, ütleme niiviisi, et ju selles olukorras, mis probleemi me lahendame, eks ju, et kui me lahendame seda probleemi, et inflatsioon on kahekohaline, ütleme niiviisi, et see küll mustluik ei ole. Et meil on küll siit mitte liiga kaugel, eestlaste ühes Meelis puhkuspaigas on vabariigi
või jumal teab, mis ühesõnaga riigi president, kes teatab, et tema võitleb inflatsiooniga nii, et alandab intressimäärasid, mis on ütleme niiviisi, et kindlasti võib selle eest saada Nobeli majanduspreemia, aga võib ka saada väga kõrge inflatsioonimäära, et viimasel ajal on ta seda saanud. Kui me raha oleme 15 aastat juurde trükkinud, minu lapsed on 16 ja 17, ma ei tea, kas nemad teavad, et kunagi oli deposiidile maksti intresse. Aga näed, üleeile õnnestus osta Eesti Vabariigi 10-aastast võlakirja intressiga 4% aastas. Enne kuulmatu. Miks ma neid näiteid toon, on see, et mingisugused paradigmad on muutunud ja raha ei ole enam tasuta. Eluasemelaenu kulud tõenäoliselt inimestele rahakotist, kui nad võtsid mingi viilaka, siis nüüd nad lähevad suuremaks. Tagantjärgi võib tark olla, et nad lähevadki normaalsele tasemele, me oleme nautinud madalaid energiahindasi, jada, läheb raskeks. Inimestel reaalselt läheb raskeks, kes oma palgast peavad üüri maksma ja muid kulutuseks. Aga samas mingis mõttes mulle ka tundub, et on terve hulk inimesi, kes kuidagi ootavad seda kriisi, et tuleks ta siis nüüd ära, eks, et kogu aeg räägitakse, kogu aeg sul on hirmus, kogu aeg sa tegelikult paned oma elu seisma, et oi, et ma ei tea, et ma ei osta praegu kodu või me ei lähe praegu puhkusele, et tuleb kriis. Ja tegelikult, kuna kõik ütlevad, et ta tuleb, et siis oodatakse, et tule siis juba ära. Et see oleks selline, kas kriisidel on selline õhu puhastamise efekt ka või võime või? Absoluutselt on, ja ma arvan, et natukene, mis ühelt poolt on positiivne, kindlasti jällegi me oleme paremini valmis ja teiselt poolt on see hästi siuke ju talupojalik mõtlemine, et sa oled juba tegelikult midagi läbi kogenud, et ma arvan, et see sama tervishoiukriis, sõda, need kõik on meid ette valmistanud selleks, et sa tegelikkuses juba saad aru, mismoodi see kriisisituatsioon liigub. Et sul on mingi kogemus all olemas. Teistpidi on halb see, et jällegi, et sa juba ootad, et las ta juba tuleb, et siis saab ükskord läbi. Et sul on väga selgelt jällegi hindad seda varasema kogemuse pealt, et tervishoiukriis, algus, lõpp, nii sõda, algus, lõppu veel millalgi lõpeb, aga sa saad aru, et need hirmud või mis sul tekkisid ja mida me kartsime, et need ei ole realiseerunud ja suure tõenäosusega tekib parem arusaamine, kuidas ta liigub. Aga tegelikkuses on ikkagi nii, et ega sa selle järgmise kriisi ikkagi ei saa ennustada, millal see lõpeb ja kuidas see lõpeb. Et see ongi see teekond ja selle teekonnaga peab kuidagi hakkama saama. Et ma arvan, et siin lühiajaliselt selline süke poole aasta, ma arvan, et on tark tegu vaadata korraga sügis-talvist hooaega ja mõelda ette, mis siis juhtuma hakkab. Tegelikult keegi me ju ei tea, mis täpselt juhtuma hakkab siis kevadel ja suvel. Et me võime aimata, me võime hinnata neid sisendeid, mida me näeme, aga päris hästi ju ei oska öelda. Et see on ühelt poolt on hea, jah, et me tegelikult ei ole nüüd paaniliselt hirmunud, sest see paanika ikkagi tekitab järgmiseid mingeid laineid, mis sisuliselt ei too kaasa ühtegi head asja, pigem halba. Aga teistpidi on jah see, et see ootus, et ta nüüd lõpeb ju kohe ära, las ta nüüd algab, et ega me ei tea ju, millal ta lõpeb ja kuidas ta lihtsalt lõpeb, et see on jah. Üks selline juhtimistarkus, või ma ei tea, kas see on tarkus, aga öeldakse, et nii-öelda sõja- ja rahuaja töötajad ja juhid on alati hästi erinevad, et sul on erinevaid inimesi vaja erinevateks situatsioonideks. Te olete väga pikaajalised juhid kõik, kas see on niimoodi? Kas on või kui kriis tuleb, kas peaks pool oma meeskonda välja vahetama? Nii, sina oled rahuaja inimene, mine ära, et võtame siia nüüd teistsugused inimesed tasemel, sest meil on kriis. Ma võib-olla ütlen, ma olen kogu aeg mõelnud, ma tahaks kuskil seda lauset öelda ja ma saan selle lõpuks ära öelda. Kui ma kuulen näiteks Äripäeva mingid podcaste või kus juhid räägivad ja siis absoluutselt kõik juhid ütlevad alati, ma olen see käivitaja juht. Et mulle ei meeldi selline stabiilne loksumine. Ja siis ma mõtlen kogu aeg, et huvitav, millal üks juht satub kuskile ja ütleb, mulle hullult meeldib see stabiilne loksumine. Et mina ei ole veel, et see on natuke vastus sellele, et kui näiteks see COVID-i kriis oli meie ettevõttes, siis jah, me vahetasime osad juhid välja, me ei teadnud seda ette, aga me nägime, et inimesed lagunesid täiesti ära, kui nad pidid kodust asju tegema. Ta ei suutnud ennast mobiliseerima, rääkimata oma tiimist. Ja siis on teised, kellel oli siuke sõjaväeline kord, just selles mõttes, et kui sa pead oma kodust juhtima organisatsiooni, mis töötab 24/7, siis ütleme, et seal ütleme selline, et igaüks tuleb tööle, millal ta tahab ja nii edasi, siukest asja ei saa olla, et sul peavad olema ikkagi kindlad reeglid, kuidas sa mobiliseerid need inimesed ära. Ja kui sa näed, et mingid inimesed sellega hakkama ei saanud, siis tuli teha ikkagi väga kiired vahetused. Kuidas teistel on, Andrus, sul?
no ma arvan, et võib-olla Elisa seisukohalt on selles mõttes, et ei saa nagu üldistust teha, et ma olen üle 20 aasta töötanud telekommunikatsiooni valdkonnas ja täna me oleme laiemalt ka meelelahutusäris ja IT-äris, aga siin on kogu aeg muutused olnud hästi kiired ja pidevalt, et meil ei ole tulnud nende 3 aasta jooksul juhte vahetada või mis iganes, et loomulikult see dünaamika on läinud oluliselt suuremaks ja muutused oluliselt suuremaks kõik, aga see on nagu mingil määral nagu normaalsus meie keskkonnas olnud, et kogu aeg on muutused. Ma kuidagi tahaks su päeva teha, et mina ei ole käivitajajuht kindlasti. Et ma mäletan, ja et tegelikult see on tõesti sündinud lugu, nüüd on sellest 20 pluss aastat möödas, et töötasin sellises firmas nagu Lõhmu Saavel Viisemann, millest hiljem sai LHV Group, ma arvan, midagi sellist. Ja siis 1999 kellelgi tuli geniaalne mõte, et lähme tellime mingisugune personalifirmast mingisugune testid, mis mingid skaalad olid ja siis muidugi pooled olid nagu, et mis asja, et ei tegele. Aga siis testid tehti ära ja siis selgus, et tollel hetkel oli vist 13 partnerit selles kooperatiivis, siis selgus, et 13-st 11 olid sellist juhitüüpi, mida eksisteerib juhtide populatsioonis vist 2 või 3%. Need mingid innovaatorid ja siis oli mingi kombinatsioon veel, et innovaator, aga hästi introvertne. Et mingi selline, ja siis mina ja üks teine härra olime siis need mingid võimendajad, et ise päris hästi ei alusta, aga keegi on midagi teinud, siis me paneme niimoodi käima. Ma arvan, et su küsimusele vastuseks, et kas kriisi ajal tuleb lahti lasta või mitte, minu arust on puhtalt isikuomadused. Et puhtalt isikuomadused, et mingid inimesed, mingid inimtüübid ei suuda pinge all töötada. Et lagunevad, mul näiteks oli üks ülemus, see laguneb täiesti laiali, kui pingenivoo läheb üle mingi taseme. Ja siis on mingid teist tüüpi inimesed, kes ei suuda töötada madalpinge tingimustes. Et niigi, ütleme, kui sa töötad 70% peale 50%, siis on nagu tirr käib nii aeglaselt ringi, et sa põhimõtteliselt ei tee üldse enam midagi. Mina kindlalt olen selles number 2 grupis. Et ma arvan, et see ongi siis, et kriisi ajal tõenäoliselt sul lähebki pinge üles, pead tegema kiireid muudatusi, kodust juhtima suuri organisatsioone ja kui sa oled seda tüüpi, et sul ei ole seda korda, pidepunkti, põhimõtteliselt siis sa ei saagi selles olukorras hakkama, eks ju, ja teisipidi jällegi, et kui asi on liiga rahulik, siis mingid teist tüüpi inimesed lihtsalt ei saa hakkama, et ma arvan, et see on selgelt on nagu mingid inimtüübid, kes ei sobi igasse olukorda. Ja, oota, kumba tüüpi sina olid, et kui on liiga rahulik, siis süda lööb 20 korda minutis ja midagi ei toimu, jah? No pigem ei löö üldse enam. Kadri, ma saan aru, et sul on nagu heal julgeolekutöötajal, et sul on kaustik või selline nagu ankeet iga töötaja kohta, et sa võtad iseloomu omaduste järgi lahti, et on sõjaaja juht või rahuaja juht. Päris nii ei ole, et ma pigem usun seda, et juhid kindlasti erinevad pigem vastu ettevõtte enda mingit arengufaasi. Et kas sul on kasvufaas või siis sa oledki see tiksuvas juba stabiilses nagu faasis, et see kindlasti vajab erineva isikuomadustega juhti. Meil näiteks tervishoiukriisi ajal või COVID-i perioodil me küll kedagi välja ei vahetanud, et ühtlasi me ka ei üleüldse nagu töötaja ei töötasu ega ka nende nii-öelda kokkutõmbamise ligi ei läinud just seetõttu, et tegelikult sa oled ju nii palju vaeva näinud, et neid inimesi leida. Kas on olemas kriise, mis vajavad seda vahetust? Ei saa kunagi öelda, et need ei teki, aga ma pigem arvan ka see, et see isikuomaduste vaatest ei ole kaustik, et see on tegelikult väga hea tööriist ja ülikihvt harjutus, mida meeskonnaga teha, et kui sa tugevusi kaardistad ja keskendud ainult tugevustele, siis sa keskendud ainult positiivsetele asjadele. Aga ma arvan, see on hea hetk, kus seda, ma olen selle hiljuti vaadanud kuulsat seriaali The Office, siis ma hakkasin kujutama ette, kuidas sa võtad oma 15 inimest kokku ja siis igaüks peab oma tugevustest rääkima teiste ees või nõrkustest. Sa ise tegelikult ei tea, mis see tugevused on. Jah, kuidas see käib? Kui sa ütlesid, et see on hea tööriist, äkki sa mõne lausega räägid? Sisuliselt metoodika on see mingi Gallupi poolt välja töötatud siuke uuring, et test on test, testi sa pead ikkagi tegema, aga me kasutasime ise ka majavälist nõustajat, kes siis sisuliselt selle testi põhjal sa saad tulemused, sul on ära seal erinevad üle 30 erineva siis isikuomaduse, mis on siis pandud pingeritta. Ja sisuliselt sa vaatad ainult top 10-12.
Need on need sinu kõige tugevamad isikuomadused. Sa vaatad ainult neid ja nende siis kombinatsioone, kuidas nad suhestuvad üksteisega. Ja ise sa võid lugeda sealt ka, saad enam pildi ette, aga siis tuleb sul see nõustaja, kes ütleb su kohta selliseid lauseid, mida sa mõtled huvitav, et kas ma niisugune tunne, nagu ta tegelikult elab sul kõrvaltoas, et on seal elanud sinuga koos 15 aastat, et tunneb sind nii hästi, ta tunneb sind nii hästi, et see on ilmselgelt ta nagu, see peab olema hea tööriist, kui keegi oskab väga nii hästi sulle peegeldada seda sinu olemust, et ja mis on talle kõige nagu parem, ikkagi kõige nagu parem asi selle, kuidas siis öelda, selle tugevustele nagu keskendumisel, on see, et sa võtad selle negatiivse aspekti ära. Ma ei tea, kas keegi on juhina, mäletab seda olukorda, võib-olla kõik on ka väga tugevad juhid olnud algusest peale. Ma mäletan küll, et kui mina ikkagi enda juhi karjääri alustasin, siis ma ikkagi aastaid kõige rohkem tekitas mulle ikkagi frustratsiooni see, kui ma pidin kogu aeg tegelema mingite nende asjadega, millega üks inimene hakkama ei saanud. Kogu aeg lahendasid. Ja sa saad aru, et sa nagu pool oma nagu ajast kulutad sellele, et sa tegeled kellegi nagu nõrkuste nagu nii-öelda kuidagi katmisega. Ja mingi hetk ma lõin käega. Täitsa nagu intuitiivselt mõtlesin, et mina ei jõua sellega tegeleda, kui tema seda ei oska, mina sinna panen, võt selle ülesandega tegeleb tema ja nii on töökorralduslikult muutsin ära, lihtsamaks läks. Ja siis nüüd keegi ütleb, et siuke asi on tegelikult pandud täitsa nagu tööriistana nagu olemas. Et nii käibki. Et see on tõesti nii palju lihtsam, et sa sisuliselt ikkagi suudad endal tiimid komplekteerida selliselt, et oleks väga erinevaid omadusi, aga ikkagi sina saad ikkagi näidata iga päev ennast enda parimast küljest. Kui sulle meeldib kiiresti joosta, siis sina jooksedki kiiresti. Kui kellelegi teisele meeldib hüpata, siis tema hüppab. Võib-olla vahel pead hüppama ka, aga pole hullu, teed selle ära. Aga see tegelikult on tõesti nagu päris hea nagu siuke tööriist või kuidagi teeb igapäevase nagu töötamise nii palju lihtsamaks inimeste juhtimise ka. Eestlastele meeldib üldse mõelda, et me oleme nagu teistsugused, eks, ja ma arvan, me peame ka oma ettevõtteist teistsugusteks, kui mingid vana Euroopa mingid kivinend, mingisugused tüübid, kes 200 aastat on oma panka seal pidanud ja et me oleme ägedamad, eks, me oleme kiiremad ja kui me mõtleme tagasi näiteks viimase nagu 20 aasta peale, päris raske on ikkagi leida nagu olukorda, kus ei oleks olnud kas halvas või heas mõttes nagu kriisi. Et kui oli tohutult raske, oli jama, eks ole, ja siis oli teistpidi, et ma ei tea, pangas ka, et kõik jooksid laene võtma ja tuli teine kriis, eks ole, et nüüd meil on rahvast täis ja kinnisvara ja kõik ehitavad ja ostavad ja et minu meelest Eesti ettevõtted nagu päris palju ongi elanud ikkagi väga sellist dünaamilist elu võrreldes mõne muu riigi ettevõtetega. Või kas see on minu selline ka eestlaslik soovmõtlemine, et me oleme nii ägedad? Kas Eesti ettevõtted on teistsugused kui näiteks, ma ei tea, Rootsi ettevõtted? Soome ettevõtted? Elisa Jahan Soome taustaga, et kui me loomulikult vaatame juhtimiskultuuri tegutsemist, mis on üle lahe ja ka siinpool, siis see on kindlasti erinev. See on erinev. Ja tempo on ka kindlasti erinev ja ma arvan, et jah, nagu sa ise ka ütlesid, see areng viimase 20-30 aasta jooksul, mis siin on olnud üsna hullumeelne. Aga samas on nagu sellest ka palju õppida olnud, et eks siin on ju palju nalja visatud nii soomlaste kui rootslaste sellist demokraatiast ja pidevalt mingi sellise konsensuse otsimisest ja nii edasi. Aga võib-olla enda nagu arengus ma olen üha rohkem seda nagu tõdenud, et tihtipeale on ka vaja otsustada aeglaselt. Et otsustamine ei ole ainult see, et ma otsustasin, vaid... Sa oled nagu soomestunud natuke oma otsustamisesse. Ma arvan, et ma ei ole soomestunud, vaid pigem on see, et otsustamine on ka juba osa elluviimisest. Et tegelikult see, et kui me võtame Robertil seda ühte slaidi, kus seal olid need 2 ringi, et ühel pool oli see suht kui suunaja ja toetaja ja teisel pool oli siis juht kui õigete vastuste etteandja ja ütleb, et nii pead tegema ja see õpitud abitus seal taga, et selles kontekstis tegelikult see esimene asi juhi ülesanne on ju maha müüa see, et miks me neid asju nii teeme ja see minule kui siis alluvale või siis kes iganes suunatavale, eks peab jääma ka selge arusaam, et see läheb mulle korda. Ja otsustusprotsess on väga oluline osa sellest, et ma saaksin aru, miks neid asju tehakse, miks just selliseid valikuid tehti ja see on nagu väga tähtis. Aga seni nii me tajume väga tugevasti, et need on väga erinevad need juhtimisstiilid ja tegutsemised eri kallastel. Ja, ma tahaks teiste kommentaare ka kuulda, et kes on puutunud kokku aeglasemate ettevõtetega kui Eesti ettevõtted. Mulle tuli üks näide meelde siin samas saalis, muideks see oli mingi pool aastat tagasi toivus üks tohutult tähtis ülemaailmne konverents, oli mingi meediavabadus ja väga-väga tähtsaid inimesi oli siin, ma osalesin ka ühes vestlusringis ja seal võib-olla see
ma olen ka nagu super konkreetne tüüp ja siis et see on minu jaoks harjumatu, et seal Urmas Paet juhtis seda ja seal oli Ugandast Soomeni nagu osalejad ja siis esimene, kus oli minut aega oli vastamiseks sellele küsimusele, siis esimesed 30 sekundit läks selle chairmani tänamisele, et ta selle küsimuse küsis ja me kõik seal oleme kogunenud ja iga küsimuse eel niimoodi. Ja siis jumal tänatud, ma ei olnud esimene, kes vastas, ma oleks kohe parinal pannud asja juurde, eks ju. Aga siis selgus, et see on kohutavalt ebaviisakas, et tegelikult sa pead ikkagi nagu tänama, et sul üldse sõna anti ja nii edasi, et see mulle nagu natuke meenus sellega. Et võib-olla selles suhtes, võib-olla see meie see nõukogude kasvatus, aga jah, seda ma olen märganud küll, et kõik arvavad, et ükskõik, kus sa lähed läbirääkimistele, mis iganes, et meie ettevõte on natukene teistsugune, et seda öeldakse absoluutselt igal pool. Aga kas on päriselt või ei ole? Sul on need kuumad leedukad, kellega sa pead asju ajama näiteks? No vaata, meil on nagu ikkagi sama organisatsiooni kultuur, nagu kui ma räägin enda organisatsioonist, et siis see on niivõrd sarnane, et me ikkagi tunneme, meil on suhteliselt väike juhtide käive nagu selles mõttes, et me oleme aastaid koos töötanud ja me tunneme nii hästi üksteist juba, et seal ma nagu mingeid erinevusi ei märka, aga kui ma nagu väljaspoolt, siin tuleb see naisküsimuse teema, tuleb lauale, millest mulle väga ei meeldi rääkida, aga siin mõned nädalad tagasi käisime Leedus ja ma kohtusin sellise vanakooli ärimeestega, et esimesed 20 minutit mind ei olnud üldse ruumiski, on ju, et seda ikka viskab sisse küll, jah. Andrus, jah? Ma ühe repliigi ütleks veel juurde. Ja see üks väga suur erinevus on just see vist natukene sinuga jutust peegeldus on selline kirglikkus. Et üks asi on see, kui kirglikult asju tehakse siinpool rahte ja teine on see, et selline suhteliselt kiretus, kui teisel pool tehakse. Et see on ka üks asi, mida ma olen nagu täheldanud, on see, et kui me räägime organisatsiooni kultuurist ja just uuendavast organisatsiooni kultuurist, siis üks selline tegur, mida alati välja tuuakse, mis on organisatsioonil väga oluline, on psühholoogiline turvalisus. Ja tihtipeale saadakse sellest asjast hästi valesti aru. Ja ma seda kogen ka teisel pool lahti, et tihtipeale arvatakse, et psühholoogiline turvalisus on see, et me oleme kõik toas rahulikud, me kunagi ei lähe omavahel, ei teki mingeid ebameeldivaid diskussioone, me oleme sõbralikud, teeme sissejuhatused, et täna andsite sõna ja kui kellelgi on eriarvamus, siis me austame väga neid eriarvamusi. Aga see tegelikult ju see ükski innovaatiline idee pole kunagi ju sellises vestluses sündinud, et seal on nagu vaja kirge, aga seal on nagu ka väga palju see teine pool olemas, et kuidas sa neid eriarvamusi suudad nii teha, et ei võistle omavahel mitte ei ründa inimesed, vaid ideed ründaksid ja see kõik asi nagu kokku läheks, sest selle kogu lõplik selle asja mõte on ju see, et inimesed julgeksid võtta riske, nad julgeksid nagu oma loomingu või selle võime, mis neil on potentsiaali välja tuua ja seda suunata. Aga just see tõlgendus, psühholoogiline turvalisus on väga erinev nagu erineval pool. Aga me oleme ka ju oma Eesti riiki nagu kirjeldanud ja võib-olla isegi välismaale müünud sellise mõttega, et vaadake, et me oleme nagu väiksed ja me oleme ülipaindlikud, eks, et ma ei tea, 2008 kriis oli, keegi ei mõelnud pikalt, pooled inimesed lahti, pooled majad kinni, eks ole, käis võnks alla, aga me tulime väga kiiresti läbi ja et me oleme õudselt dünaamilised ja see kõik paneb ju nagu arvama, et kui meil on täna on kriis või tuleb kriis, eks, et me nagu tahaks öelda, et me siin Eestis oleme nagu jube hästi valmis selleks, et samamoodi pooled inimesed lahti, pooled majad kinni ja küll läheb üle. Eelmises voorus, vabandust, ma sagan nüüd vahele, et ma eelmises voorus kuidagi jäin nagu mõtlikuks ja ma mõtlesin, kuidas seda nüüd hästi viisakalt öelda. Ei pea ütlema viisakalt üldse. Et ma arvan, et võib-olla äkki oleks aeg nagu lõpetada, on väiksed valed, suured valed ja statistika, et kui me oleme hästi paindlikud ja nii edasi, et siis ma olen kindel, et leiavad ka leedukad või siis ma ei tea, kes meile meeldivad, et umbes, et itaallased võtavad liiga palju laenu ja nad on rumalad ja nii edasi. Ei ole. Nad on 1000 aastat oma riiki teinud või 2000, tegelikult ei ole rumalad, tegelikult on hästi targad. Et ma arvan, et meil on nagu tagumine aeg nagu hakata oma nina otsast mingit pidi kaugemale vaatama ja lõpetada eeldus, et me oleme a priori teistest kõige paremad, ja järelikult kõik teised on hästi rumalad, sest kindlasti me leiame ka teiselt poolt vaadates nagu kategooriad, milles me ei ole kõige nutikamad või, ei ole üldse nutikad, nii et ma arvan, et tuleks olla nagu, Iskes on hea sõna, mille eestinga tõenäoliselt võiks olla alandlik. Tuleks olla alandlik, et äkki mõnel teisel on ka mõnikord hea idee. Ja äkki isegi leedukad, kuningriiklased. Ma olen nendelt väga palju õppinud just seda, kuidas head organisatsiooni teha.
ja ka paljud minu mõtted, mis siin on ütleme mingit pidi Leedu taustaga, eks ju, et üks asi, mis võib-olla meid jah, siin nagu mingit pidi on aidanud, et just sa ütled, Eesti ettevõtjad on väga edukad olnud, üks asi, mis meid on aidanud, on niisugune protestantlik tööeetika, et me ei lähe lärmama kuskile, kui ütleme, kui ma ei tea, bensiini hind tõusis, et kui tõuseb 30%, siis halvemal juhul läheb põllumajandusettevõtja, ütleb vandesõna ja lööb jalaga vastu traktori kummi, aga tänavale ilmselt ei lähe, eks ju, või traktoritega pealinna ründama, et ma arvan, see on niisugune protestantlik tööeetika, et mis on ikkagi inimesed viivad hommikuti jälle töölaua taha ja vaikselt ajama oma asja, üldiselt kui inimesed tööd teevad, siis tulevadki head tulemused. Aga kas sa tahtsid öelda, et me peaksime nagu lõpetama sellise arusaama endast kui mingitest tohutust väledast, eriti paindlikust nagu kihvtist tiigrist või et me oleme sellised, aga see ei ole nagu kõige tähtsam asi maailmas? Ma arvan, et nii ühte kui teist, et alati on hea kuulata, silmad lahti hoida ja kuulata, mida teised hästi teevad ja mitte minna, nagu sa ütlesid, ei ründama nagu inimest, vaid minna ründama argumente, eks ju, et mine kuula, mis teistel inimestel asjalikku öelda on ja äkki ongi targem kui mina. Sageli on. Et äkki olekski pidanud riik laenu võtma kõvasti, kui inflatsioon oli, intressid olid madalad ja inflatsioon tuli pärast peale. Mina seda ei öelnud. Aga Kadri, sa juhid väikse ja paindliku riigi ja väikest ja paindlikku panka. Et kui keegi üldse, siis sina peaksid siin nüüd ütlema, et sa tunned, et jube hästi oleme valmis, et ükskõik mis tuleb, et kohe 5 sekundiga teeme muutused organisatsioonis, kõik on juhitud, pusletükid on paigas. See on nii tore, vaata, kuidas inimesed räägivad oma kogemusest, et peadki kiitma leedukaid ja väga selgelt tulebki rääkida positiivselt nendega, kellega sa koostööd teed. Mis ongi õige, et kui mina peaksin võrdlema meid ikkagi vanade Euroopa pankadega, ikka täielikult ka sellid, et meie siis, et otse loomulikult, et oleneb ju sellest võrdlusbaasist, aga ma arvan, seal on hästi suur ikkagi. Esiteks, ma olen hästi nõus Robertiga, et mis tähendab see tööeetikat, et me nagu kannatame ja lihtsalt nagu punnime ära, eks, et keegi vastu midagi ei räägi ja lihtsalt teevad, see töökus on nii meeletu, et lihtsalt täna, kui teistpidi on siis see, et me oleme ju sisuliselt ikkagi kõik asjad ehitanud nullist. Nullist on palju lihtsam ehitada asju kui siis, kui sul on mingi tohutult mingi vanad süsteemid, palju inimesi, kes on kultuuri puudumine, et mine muuda siis seda, et tuhandete inimestega organisatsioonid, tõudselt hea on keksida seal kõrval, et vaata, kuidas meie teeme, et ongi lihtsam teha. Et selles mõttes see kindlasti loob meile paindlikkust ja annab ka mingeid eeliseid ja riigina väiksel pinnal, väike arv elanikke, see on nagu üks dirigent lihtsalt, kes tegelikult peaks seda ju väga kiiresti suutma, nagu oluliselt kiiremini suutma neid erinevaid muudatusi nagu juhtida kui kuskil mujal väga suures riigis, kus on väga palju inimesi ja väga erinevaid kultuure, et meil on ju ka see pluss, et me ju kultuuriliselt oleme ikkagi sarnased kõik, et mõistame ikkagi sama keelt ja hindame samu asju, et ma arvan, et meil on lihtsalt nii palju lihtsalt eelduseid juba, et selleks, et me saaksime kelkida, et me oleme paremad. Ja pigem ma isegi näen, et mulle tundub, et see, ma ei tea nüüd põlvkonda, ma ei julge siin nimetada, kes mis põlvkonnas on, aga ma tunnen, et ma olen veel selles põlvkonnas, kes mäletab, mis oli või kust me nagu tulime. Minu lapsed enam ei mäleta, et nüüd on küsimus see, et kuidas me siis nendele nagu edasi anname neid väärtuseid, et kindlasti ma ei taha, et minu lapsed oleksid sellised siis kodanikud, tööandjad või töötajad, kes siis nagu vaataksid naabritele ülevalt alla ja sülitaksid neile lagi pähe, et see ei ole need väärtused kindlasti, mida nagu edasi anda. Et see on üks küsimus, et kas me suudame nüüd selle kõik positiivse, mis me oleme loonud ja mis on need head näited, siis tegelikult nagu edasi kanda või me jääme siis selliseks natuke riiukukeks ja ülbikuks, et see võib-olla ei ole päris hea lahendus. Milline töötaja peaks Eestis olema selle võimaliku kriisi mõttes nagu hirmul? Mul on alati nii kihvt on lugeda kuskilt, ükskõik, sina tsiteerisid Economisti või, et ka mingist sellist välismaa ajalehest, et nii, et tuli organisatsioon, ma ei tea, firma X, vist oli Intel või keegi viimati oli, et vähendab tööjõudu, ma ei tea, 10%. Ja see tundub nii absurdne mulle, et kuskil, eks ole, mingisuguses koosolekuruumis 15 inimest oli koos, paneme 9, paneme 11, paneme 10, nii. Ja siis vähendataksegi enam-vähem joonlauaga, eks ole, 10% pah.
kas me hakkame nägema nagu sellist asja ka Eestis, kui see kriis nüüd, ma ei tea, süveneb, kõik hinnad lähevad üles, te saate ülesande nõukogult 10%, iga osakond annab ühe inimese ära. Või kuidas see nagu tänapäeval käib? Kuidas mõistlik oleks teha? No minu arvates, või tähendab, ma ei tea, ma ei ole kunagi näinud sellist asja, et nõukogu ütleb, et vähendage 10%, aga see, kui ma toon siin paralleeli COVID-i kriisiga, siis ma rääkisin ka paar sõna sellest, et kõigepealt me tegime otsused, mida me ei tee. Ja siis me tegime otsused, mida me teeme. Ja meie tegime nagu hästi kiirelt ja täiesti vastupidiselt Kadrile. Meie läksime töötajate töötasu kallal, kuna meil lihtsalt reklaamikäive kukkus umbes 3 päevaga 20%. No lihtsalt juba ette ostetud kampaaniaid tühistati ja nii edasi. Me pidime kohe midagi tegema. Ja ma arvan, et kui me läksime oma panga juurde, siis maksepuhkust küsima, siis sa pead olema midagi selleks teinud ka. Ise ka natuke teinud selleks, et oma kulusid vähendada. Ja mina nagu sellist juhtimisstiili ei ole näinud, et pigem on ikkagi see, et mis kriisis sa oled, millised on need asjad, mida sa kindlasti ei tee ja kuidas sa kasutad seda kriisi selleks, et sellest nagu klišee, aga tugevamana välja tulla. Andrus? Jah, nüüd konkreetselt kriisist tulenevalt ma võin küll öelda seda, et Elisas ei ole meil ühtegi plaani täna, et me peaksime inimeste arvu vähendama. Ühelt poolt kui tõenäoliselt sellest lähtuvalt, et kuskilt otsast ei ole näha, et olukord oleks selline, et inimesed vähem internetti vajaksid või vähem televiisorit vaataksid või IT-teenuseid tarbiksid. Aga kui me räägime üldse inimeste arvust ja protsesside automatiseerimisest, siis see on meie jaoks selline hästi pikaajaline protsess tegelikult ja tegevus. Oleme tehisintellekti abiga väga palju kohti automatiseerinud oma ettevõttes ja see on pigem selline asi, millega me kogu aeg tegeleme ja see paratamatult viib selleni, et teatavaid positsioone me enam nii palju ei vaja oma ettevõttes, aga samas tuleb ka igasuguseid uusi positsioone juurde ja sinna me võtame uusi inimesi juurde. Aga jah, ja samamoodi ei teaks küll seda, et nõukogu tuleks ütlema, et 10% inimesi on vaja vähendada, vaid eks ta ikka pigem käib läbi nende suurtemate numbrite, et tuleb mingeid eesmärke saavutada ja siis tuleb leida neid viise, kuidas neid eesmärke saavutada. Aga see on ikkagi esimene reaktsioon ju ettevõttel sisuliselt, eks ole. Nüüd on jama, nüüd on kriis, mis me teeme? Koondame ära. Et saame kulust lahti. See tundub olevat nagu peaaegu kõige esimene asi. No see oleneb ikka ettevõttest ja oleneb, mis sul seal kõige suuremad kulugrupid on. Meil on tõesti selleks, et kui Kadri ütles, et sa teha panka ilma kapitalita, siis me ei kirjuta mitte ühtegi lugu ilma inimesteta. Ja ma arvan ka, et see kuidagi liig lihtsustamine jälle, et statistika, eks, et sul, nagu sa nimetasid, pank küsib, et mis sa ise teinud oled ja siis mida sa suudad kommunikeerida, et Intel tõenäoliselt oma rahastajatele suudab kommunikeerida kõige rohkem seda, et me koondasime 10% inimesti. Aga näiteks ma toon paralleeli, et kui sa oled nagu kinnisvaraettevõte, kelle portfellis on 100 000 ruutmeetreid kinnisvara ja kus nagu kokku töötab võib-olla 10-20 inimest, et su kulubaasis see personalikulu on põhimõtteliselt olematu võrreldes näiteks intressikuluga. Mis kasu sulle annab selle 10% koondamine, et see on selline liig lihtsustamine. Ma arvan, küsimus ongi, et mis narratiivi sa sealt leiad ja siis seda saab lihtsalt kommunikeerida. Siin on küsimus tulnud ka organisatsiooni kultuurist või sellest organisatsiooni DNA-st. Vähem või rohkem te ka olete sellest ise rääkinud. Ja küsimus on, et kuidas sa ikkagi seda kultuuri või DNA-d nagu eriti suures organisatsioonis, 100 töötajaid, võib-olla 1000, kuidas sa juurutad? Kas see on võimalik? Ja kust see kultuur tuleb? Kas ta tuleb tegelikult nagu ise ja sa ei saa eriti midagi teha või on see väga juhitud protsess? Kas või see, et me oleme paindlik organisatsioon valmis muutusteks ja meile kriisid meeldivad? Jah, päris mitu küsimust oli korraga, aga selles mõttes kultuur võib tekkida ise ka. Ma arvan, et LHV-s paljuski tekkiski esimene nagu rakuke iseenesest nende inimeste vahelise sünergia tõttu, et kes siis koos käisid sarnaselt mõtlevad, teeme asju selliselt ja siis need inimesed hakkavad seda kuidagi edasi kandma.
et ega me ei rääkinud ka siin mingi 10 aastat tagasi siis tohutust nagu kultuurist ja see, et kuidas see nüüd ongi nagu õige asi, olime seal 70 inimesega koos, et mida väiksem seltskond, seda kuidagi see sünergia tekib iseenesest. Aga mingi hetk sa saad aru, et aga meil on nagu miski, mis tegelikult eristab meid teistest ja tegelikkuses on sul võimalik seda absoluutselt nagu üles ehitada ja seda ka edasi arendada, et mis just selle kasvu juures on ju väga oluline, et sul tuleb ju kogu aeg järjest suurema hooga uusi inimesi, keda tegelikkuses integreerida sinna sellesse kultuuri, et see on päris nagu suur väljakutse ja pead arvestama ka see, et kui sul tuleb nüüd järsku ikkagi generatsiooni muutus, et siis nendel on hoopis mingid teised ootused, mis tähendab, et see organisatsioon ise peab ka, see kultuur peab muutuma, et see peab kogu aeg nagu arenema. Aga see tegelikkuses on nagu lihtne, et sa hoiadki mingisuguseid põhimõttelisi asju, sa alustadki esiteks nullist, kui sa inimesi kaasad. Milliseid inimesi sa kaasad? Kas sa kaasad kompetentsi, kas sul on vaja, et keegi on nagu ülikõva nagu enda nagu, ma ei tea, spetsialistina näiteks on ju, et täiesti kõrvale selle, et kes ta inimesena on. Siis tegelikult tihtipeale sellega tehaksegi värbamisvigu. Et sa mitte kunagi, sa pigem jätad värbamata, mis sest, et ta on kõige kõvem tegija turul, aga kui ta ikkagi ei sobi enda väärtustelt, kui ta ei sobi sulle inimesena, kui ta ei sobi sinna organisatsiooni, siis sa mõtled, mis seal ikka, häda on, aga me ei võta teda. Teine asi on tegelikult nagu juhtimisstiil ja nagu juhtide toetamine, et mis on need ootused, et sa põhimõtteliselt lood ikkagi ka töövahendid ja mingid kommunikatsioonisillad, et meil on ka esimese hooga teed kohustuslikuks, et ikkagi one-on-one'id väga popp sõna, aga inimestega tuleb rääkida, et lõpuks sa saad aru, et see on nii elementaarne, et kuidas sa muidu neid suhteid lood ja kuidas sa seda hoiad. Et aga see ongi järk-järgult nagu mingite sammudega, kuni seal tiimiürituste erinevate nagu koosviibimiste tunnustamiste, see viis, kuidas sa midagi teed, et tegelikult on võimalik seda väga hästi nagu edasi anda küll, aga sul peab tahe olema. Et ma ütlen, et on väga erinevaid kindlasti organisatsioone, ma arvan, et on nagu, ma ise nimetan natuke ikkagi neid vanakooli organisatsioonideks, ma ei tea, kõik saavad võib-olla aru, kui ma ütlen, et sul on väga selgelt vanakooli juhtimisstiil, et ma näiteks ütlen seesama palga või inimeste esimese nagu reaktsioonina inimeste arvu kärpimine, see on tüüpilise sükse nagu vana nagu organisatsiooni mudeli reaktsioon. Läheb halvaks, kõik teavad, personalikulu on kõige suurem kulugrupp praktiliselt, kuidas sa saad kiiret efekti, väga hea näidata, ma olen mega efektiivne, 20% välja, alguses korra hüppab, pärast on hea, püsikulu on oluliselt madalam. Ega meil samamoodi, et personalikulurida on kõige suurem kulurida, aga teistpidi sa mitte kunagi ei lähe nagu selle ülesandega ju lahendama nagu mingisugust olukorda, et kõigil on need plaanid sahtlis. Aga see on viimane asi, mis sa teed, sest sa tead, et kui täpselt võib-olla kriis saab läbi poole aasta pärast, aga mis siis teed? Sa oled teinud selle liigutuse ära, sa oled kõigepealt need hoolega valinud neid inimesi, nüüd sa saadad nad päeva pealt minema, ega need inimesed ei tule kunagi tagasi su juurde suure tõenäosusega. Palju oleneb ka, kuidas sa seda teed, aga põhimõtteliselt oled sa olukorras, kus sa pead nullist alustama. Et ma arvan, et see tegelikult ei ole nagu õige reaktsioon ja tänaseni on see nagu meile vähemalt tõestanud, et nii on, et sa päriselt pead hoolima, et kui sa tahad seda nagu kultuuri nagu tekitada ja hoida, siis sa hoolid sellest töötajast. Tal peab olema hea olla seal, kus ta käib igapäevaselt. Jah. Ma võib-olla lisaksin ka siia juurde, et see organisatsiooni kultuuri muutmine ja see on üks võtmeküsimus üldse, et avatus tekib. Üks on muidugi juhtimisstiili muutmine ettevõttes ja nii edasi. Aga on nagu sellised 4-5 asja võib-olla, millele me Elisas väga tugevasti põhimõtet, millele me pöörame, et tagada sellist uuenduslikku kultuuri. Üks on kindlasti selline hästi tugevalt eksperimenteerimise toetamine. Ja see tuleneb just sellest, et maailm muutub niivõrd kiiresti, õpikutesse neid tõdesid ei ole ja kuskilt kiirelt neid õppida muud ja mingid massiivsed turu-uuringud efekti ei anna. Ehk ainuke võimalus ongi selline testi, õpi, otsusta, skaleeri lähenemine ja seda loomulikult hästi distsiplineeritult. Jälle kindlad meetodid on olemas selle jaoks ja raamistikud. Teine on kindlasti vigade tolereerimine. Et kui sa juba eksperimenteerid, sul tekib vigasid ja
ja see on okei, aga see ei tähenda seda, et okei oleks see, et sa teed teist või kolmandat korda järjest seda sama viga, et sa sellest peast pead õppima. Ehk siis selline vigadest mitteõppimise sallimatus teiselt poolt. Kolmandaks kindlasti psühholoogiline turvalisus, millest me siin just praegult rääkisime, mis tegelikult on hästi keeruline, ta on selline kahesuunaline maantee, ehk kui minul on arvamus, siis on alati ka Jüril, Maril, Katil ja Matil oma arvamus ja kuidas need asjad omavahel kokku viia, aga tekitada just selline riskialdis õhustik. Ja neljandana ma tooksin välja on selline, ma ei tea, kas see on õige termin, aga kultuuriline võrdsus, mis just nagu juhtide tasandil on hästi oluline see, et selline tarkus ja oskused on alati tähtsamad kui sinu tiitlid ja pagunid sinu õlal. Et jah, loomulikult päeva lõpuks ikkagi mingi hierarhia ettevõttes on, aga see, kui me diskuteerime ja asju teeme, siis juhid ei tõsta ennast kõrgemale lihtsalt sellepärast, et nad on kõrgemal positsioonil. Ja ka just see, et kõik sellised nagu andmed ja faktid on tähtsamad kui kellegi juhi mingi kõhutunne või autoriteet või sellised asjad, et see on hästi oluline just nagu ka sellist kultuurilist asja tekitada. Ja loomulikult selline koostöö, just üksuste osakondade ülene silode vältimine ja koostööga samas kliendiga, et need on hästi olulised, aga samas säilitada selle juures ka hästi tugevalt selline personaalne vastutus. Et sellised 4-5 väga tähtsat asja, mida me ise väga järgime ja mõtleme kogu aeg, kuidas seda sügavamalt organisatsiooni juurutada. Robert, milline on Utilita see kultuur ja kust see tuli või tuleb? See on, ma just mõtlesin, et kui nüüd rääkida nii-öelda kriitilise infrastruktuuri ettevõttest, ja võib-olla ka nagu pank, eks ju, et kas sa nagu väga tahad, et keegi väga eksperimenteeriks, et kas sul on toesoe või ei ole, et pigem nagu... Kas sa tolereerid, kui tuleb mingi vend ja ühendab suure magistraaltoru täiesti valesti? Esimest korda tolereerid, teist korda ütled, et kuule, et sa juba korra ühendasid valesti. No, ma arvan, et see ongi, et kriitilise infrastruktuurina sa ei saa ühendada valesti. Ei saa, lihtsalt ei saa. Ja selles mõttes ongi, et 9 korda lõik, 1 kord mõõda, 9 korda mõõda, 1 kord lõika. No sa pead nagu, asjad peavad Excelis töötama, asjad peavad füüsikalises maailmas töötama. Ja seal ei ole nagu midagi katsetada. Sa ei saa suurt toru valesti ühendada. See on lihtsalt nagu oht inimeste tervisele ja oht varale. Et ma arvan, et siin ongi mingid erinevad kohad, et mingites kohtades sa ei taha, et keegi katsetaks väga, et sul on oma arvates vanaema raha on pangas, aga siis käis mingi katsetus. Nagu, halloo, ei sobi. Aga teisipidi, et kus tekib kultuur ja kus tekib... kuidas need kuidagi viisi tuleb asjad ellu viia ja need on ikkagi inimesed, kes seda teevad ja inimesed, kes arvutavad, eks ju. Et ma arvan, ka kultuur ajas muutub. Et sul mingil hetkel, ma arvan, Hansapank Markets ei ole täna see, mis ta oli 25-30 aastat tagasi, mis oli Seriaalis pank. Tuba on sama. Inimesed on ka mingit pidi samad, aga kultuur on kindlalt teine. Ja toimub ka kultuuri mingit pidi noorenemine, eks, et selles mõttes kultuur sõltub ju sellest, mis faasis ettevõte on, kas ta on just äsja sündinud või on ta 30 aastat toiminud või mis faasis on see tööstusharu, eks, et selles mõttes ma arvan, ka torude businessis sa pead olema suhteliselt õpihimuline, et aru saada, kuidas seda värki keerutada. Kuidas energiakandja seal sees liigub niimoodi, et sul ei tekiks mingisuguseid sõlmpunkte ja nii edasi. Seda peab pidevalt arvutada. Ma olen näinud, ma arvan, et see muudatus, mis on läbi tehtud infrastruktuuri ettevõttes, ma ei oska Eesti Energiast rääkida, aga et just eriti soojamajanduses, et ma olen näinud neid masintrükis niisuguseid kladesid, mis on praegu tolmu sees, kõik need joonised, kus sul nagu tänava all on mis meil toimub tänavat all, see on väga põnev. Et tänapäeval meil oli üks töötaja, kes sai 75, kes vabalt käädis neid torustiku siis valdab, tema ütles, et tema mäletab, et 80-ndatel tuli tal üks ülemus, kes oli mingi täiesti hull tüüp, ütles, et kuskil on mingid raalid olemas ja hakati nagu digitaliseerima kogu seda asja. Tänapäeval ei kujuta üldse ette, et selles mõttes sa pead ka nagu sellises äris mingit pidi, aeg käib ise su eest kaasas, et kui me ruudulistes vihikutes või millimeetri paberi peal neid asju ei tee. Nii et ma arvan, et see, mis sa küsisid, see, et milline on Utilitases kultuur, et ma arvan, et kriitilises infrastruktuuris sa ei tohi eksida, lihtsalt ei tohigi, 0.
mis tähendab seda, et sa saad suhteliselt vähe mingite asjadega eksperimenteerida, kuid teistpidi jällegi sul on ülioluline olla pidevalt õpihimuline, pidevalt pidada lugu sellest, et kuskil on midagi tehtud hästi. Sest vastase korral ei ole midagi lihtsamat, kui sõltuda 100% Vene gaasist ja siis vahepeal mitte sõltuda. Ühte teemat jõuan veel puudutada, ma suunaks selle Mari-Liis sulle, et ma olen erinevates Eesti ajakirjandusorganisatsioonides töötanud ja minu jaoks on kuidagi olnud alati märgatav, et need inimesed, kes seda nende väljaannete suunda mõjutavad või kes teevad otsuseid, nad on väga ühesugused alati. Et nad on koos koolis käinud, enam-vähem ühe vanused, enam-vähem võib-olla mingi sarnase taustaga, sarnase maailmavaatega, et need on hästi vähe on laua ümber olnud, ma ei tea, minust näiteks 30 aastat vanemat inimest või et seda ei ole olnud. Kas see on mingi asi, millele arvad, et peaks mõtlema, et oleks ikkagi väga erinevaid inimesi koos, isegi siis, kui nad võib-olla ei tahagi samas ruumis olla, sest neile tundub, et see teine on loll ja ta ei taha midagi rääkida temaga? Ma ütlesin ka seda, et mul ei olnud mitte mingisugust pistmist ajakirjandusega. Et kui ma tulin 10 aastat tagasi Express Gruppi, et ma olin puhkusel Tais ja mulle helistas Gunnar Kobin ja küsis, kas ma tahan tulla Delfit juhtima. Ma mõtlesin mingi tüngakõne või midagi sellist. Et selles mõttes mul mingid et tegelikult ikkagi võetakse ka väljaspoolt ja ma tõin ise näite, kuidas meie võtsime Telko juhtima Delfi Eestit. Aga ütleme, kui me räägime ajakirjanikest ja siis see maastik on Eestis suhteliselt väike. Et meil on põhimõtteliselt, ütleme 3 organisatsiooni, kus vahel sa saadki enam-vähem liikuda. Et kõik müügiinimesed, juhid, taustatöötajad, finantsistid, ta saab minna teise ettevõttesse finantsistiks. Ajakirjanikul on põhimõtteliselt kas töötada mõnes nendes meediamajades või minna siin siis pressiesindajaks. Ma võin öelda ajakirjanikuna, et kui sa lähed Eestis 3 inimesega tülli, 3 konkreetse inimesega, et siis sa võid lihtsalt eluala vahetada, et siis rohkem tööd ei saa. Ja. Mitte, et minuga oleks juhtunud, aga ma tean, kes need inimesed on ja ma suhtlen nendega aupaklikult alati. Et see on see ajakirjanike poole pealt küll, aga ma arvan, et mujas või tähendab mingid muud üksused, et ma arvan, et seal see paika ei pea väga. Ja loomulikult me otsime ka pidevalt ikkagi värsket verd, et tuua uusi ideid laua äärde. Et võib-olla natuke eelmise teema täienduseks ka, et siit kuidagi ei käinud läbi see, et siis selle organisatsiooni kultuuri mõistes, et meie eeldame oma ajakirjanikelt, et nad oleks väljaspoole organisatsiooni superteravad ja küsiks valusaid küsimusi. Mida see tähendab? Et nad on ka sisemiselt väga teravad ja küsivad valusaid küsimusi, sest sa ei saa kunagi eeldada, et nad millegi pärast sind peaksid kohtama teistmoodi, kui näiteks Vilja jutusaates täna ta kohtab mingit poliitikut, eks ju. Ja seetõttu meil on parem olla täiega aus ja avameelne oma organisatsiooni suhtes, et kui ma tõin selle näite, et meie kärpisime, me ei koondanud inimesi COVID ajal, me kärpisime päris kõvasti töötasusid ja me lubasime, et kui me tuleme sellest tervemalt välja, kui me tol hetkel eeldasime, me maksame kõik tagasi. Aasta lõpuks me maksame kõik tagasi ja töötajatele. Et just sa oled et sa ei saa eeldada, et su põhifunktsioon kuidagi sinu sisemiselt käitub teistmoodi, kui sa eeldad, et ta käituks oma tööülesannet täites. Et meil on see väga suur erinevus selle suhtes. See on huvitav, mis sa räägid, ma olen ise ka vaadanud erinevaid organisatsioone ja mul tekib tunne, et pikaajaliselt on organisatsioonidel kalduvus kuidagi loksuda sinnapoole, et seal töötaks võimalikult vähe selliseid huvitavaid, aga probleemseid inimesi või et selline keskmistamine toimub, et ma ei tea, see on liiga lärmakas, eks ole, see on üldse hull, see tuleb aeg-ajalt, ei tule hommikuti tööle või et tahetakse sama joonlauaga panna ja siis ta muudab organisatsioonid selliseks natuke üheülbaliseks ja natuke igavaks ja siis keegi sellist kohati säravat kõrvalekallet ei viitsi tegeleda sellise jamaga. Kas see on mingi asi, mida te olete oma ettevõttes, mis teha selliste hulludega? Korra ma ütlen siis ma lähen kohe teistele sõna, et see on väga tuttav probleem, eriti loomeinimestega. Ja minu arvates see otsustuskoht, ma olen endale selgeks teinud, on seal, kui see hakkab segema muu organisatsiooni tööd, siis see on meile probleem. Et siis sa pead midagi sellega tegema.
aga muul juhul nagu sellised tugevad isiksused ja erinevused on väga tolereeritud, aga see peab toetama nagu üldise organismi tööd. Kadri, sa viitsid tegeleda selliste säravate hulludega või on asendatav parem mingisuguse rahuliku inimesega ja endal ka vähem tööd? Püüan praegu seda küsimust üldse mõtestada, et kas tõesti LHV väljastpoolt paistab siis selline, kus on kuidagi jõutud mingi Need asjad ei paista välja, need ei paista välja. Need paistavad sulle siis, kui sa oled organisatsiooni sees või mingil hetkel vaatad, et kõik on sellised rahulikud tüübid, eks, et nohisevad tulevad läks tööle, keegi ei tekita tarbetut lärmi. Ma ei saa seda kindlasti öelda, mulle väga-väga meeldivad sellised kirglikud inimesed, aga ma mõistan seda hästi, et nende kontsentratsioon peab olema kontrolli all, et nad lihtsalt tahavad enda ümber, kui nad tahavad nii palju tähelepanu ja võimalust siis särada ja asju teha, siis sa pead paratamatult sinna ümber komplekteerima natuke teist tüüpi inimesi. Aga mulle kindlasti selline keskmine hall väga ei meeldi. Aga ma olen nõus sellega, et ma arvan, seda peab hoidma seda mingisugust tasakaalu. Et see on tegelikult ohtlik, kui inimesed lähevad oma nägu või ühte nägu, et organisatsioonis juhtub paratamatult, et meil samamoodi, et alguses tundub küll, et tuled naisterahvana ja oled seal seltskonnas ja lõpuks sind hoiavad koos need väärtused ja sul on samad sihid ja asjad ja sa paratamatult muutud kogu aeg nagu sarnaseks selle seltskonna, kellega sa iga päev nagu koos töötad. Et ma arvan, ma näen viimasel ajal järjest rohkem, et kuigi ma tegelikult organisatsioonisisest juhiks kasvamist hästi pooldan, siis ma viimasel ajal ikka näen, et päris tihti me ikkagi pigem lähme otsime väljast just seda, et tuleks värske, keegi, kes mõtleb teistmoodi, uus veri, et see toob seda uuesti natukene raputab ja toob seda värskust, et mõlemat pidi ohtlik. Esimest pidi tuleb hoida tasakaalu ja teist pidi, kui ei tegele, siis lõpuks oled seal niisugune tapeet, kust midagi paremat välja ei tule, kui see keskpärane. Selge. Meie telekas, mida publik ei näe, näitab suurt punast värvi, mis tähendab, et me oleme oma aja lõhki rääkinud. Ma tänan oma paneeli, tänan publikut ja Andrusel on kõigile Elisa poolt väike kingitus, kes siin võtsid vaevaks rääkida. Palun. Aitäh.